olete juba ette mõelnud ka, missuguseks esimene päev võiks kujuneda? Esimene tööpäev on juba tihe, et kindlasti väga palju suhtlemist ja inimestega rääkimist. Iga muudatus, mis on vaja teha, on vaja väga targalt läbi mõelda. Et ma kindlasti ei ole ka varasemal ajal teinud muudatus sellepärast, et kas mulle meeldib või mitte. Et oma meeskonnaga arutelu, tugev selline põhjuste ja eesmärkide seos taha, nimetame siis analüüsiks, et kas see muudatus kannab eesmärki, sest et ma olen veendunud, et ainuüksi struktuurimuudatused või sellised struktuuriüksuste tegemised ei anna oodatavat tulemust. Politsei- ja piirivalveameti töötaja on see, kes meie inimest tänaval aitab ja nende nimel iga otsuse langetamine on kindlasti minu püha kohus. Töötajaid napib prokuratuuris ja kohtutes ei ole kohtunikke, prokuröre, kaadripuudus politseis on juba ammune lugu, isegi meediast on läbi käinud, et politsei jookseb suisa verest tühjaks. Kuidas hindate olukorda ja missugused parandamise võimalusi näete? Probleem on olemas. Tuleb siin kohe muidugi öelda, et väga paljud politseinikud ka liiguvad prokuratuuri ja kohtusse tööle, nii et see järjepidevus alates kohtueest uurimisest kuni kohtumõistmiseni on minu meelest riigi mõttes väga hea tulemus. Kui rääkida töötajate motivatsioonist, siis tõepoolest midagi rõõmustavat ei ole. Inimesed täna lahkub inimesi rohkem, kui juurde tuleb. Kooli lõpetanud, me kindlasti tahame kõik tööle rakendada ja selline kevadine aeg on meie jaoks hea aeg, et Sisekaitseakadeemiast tuleb meile väärtuslikke politseinikke juurde.